tere hommikust! Me oleme nüüd hommikusöögilauas ja mina sain siin pannkooke koos banaani ja virsiku ja šokolaadiga. Mis sina said head? See on nüüd traditsiooniline selline Balkani hommikusöög. Ma olen neid ennem söönud Bosnias ja Serbias ja need on õli sees praetud sellised pončikud, mille juurde käib fetajuust. Aga mul tuli see nimi kohe meelde, kuidas need olid, aga ma olen need söönud, need on head õhulised sellised. Saad ka maitseda kohe. Rasvapalli. Mis sa nüüd sööma hakkad? Ma nüüd proovin siis seda Albaania mingit kohalikku pončikut. Jah. No, ma ei tea, ma ei oska midagi arvata sellest maitsetu pončik. Suhkurt vähemalt. See on soe, mõttetu. Nutella, pane Nutella peale. Ma mõtlesin, ma näitan seda ka, et siin Albaanias saab igal pool selliseid kõrsi. Nii, kuskil pool tundi, 40 minutit sõitsime mäest ülesse ja jõudsime siuksesse kohta. Logar passa ja nüüd me hakkame sõitma siit äärest mööda neid mägiteid sinna ülesse. Meeldib, jah? Külm on veits. 14 kraadi. Oleme jõudnud järgmisesse vaatepunkti. Siin on meil kutsud. Kutsud! Saame mõned droonivõtted ka. Loodame, et droon alla ilmselt ei kuku. Me oleme nüüd mägedest alla jõudnud. Oleme nüüd kuskil, isegi ei tea, mis selle linna nimi on. Ma ei tea. No, kuskil me oleme igatahes, jalutame siin. Niisugune tänav ja vesi, meri, lähme varsti ujuma. Oleme siin linnakises ja tahtsime vetsu minna. Kuskil vetsu ei ole. Siis leidsime mingi mahajäetud koha. Saame vetsu minna. Kuskil maha jäetud hotelli vetsus saime riided ära vahetatud, vetsus ära käia. Ja nüüd saame ujuma minna. Ujumas ei käidud, kuidas vesi oli? Vesi oli soe. Ütleks täitsa kuum. Jah, väga soe mõnus oli. Ja mulle õpetati ujumist. Et sain õppida. Minul läks kõht tühjaks ja siis tulime kolmekesi kõik sööma. Väga ilus näeb kõik välja, on ju? Ei või? Miks te vait olete? Võtaks süüa. Ja, kakaod saime ja tal oli väga äge õlleklaas. See toodi talle, kui see oli jääs. Okei, sööme siis ruttu. Nii, me oleme nüüd tagasi autos. Meil see oli linnupetta tehtud. Linnupetta oli väga maitsev. Oli küll, see oli väga maitsev toitud üldse. Kus me nüüd lähme? Lähme mingit lossi vaatama, mis tee peal läheb ja lähme teist lossi vaatama. Ja siis lõpuks lähme kolmandat lossi vaatama ja siis lõpuks leiame endale öömaja. Mõtlen, et võib-olla peaks ikka kellal laskma siin sõita selle tee peal, sest siin on nagu siukene, vaata, et nii mõnus lähevad üles puha. Kella sõidab mägiteedel. Alla veel. Mis asi see veel on? Vajuta nüüd gaasi. Välja teed või? Ja siis läheb liiga ja ületad kiirust. Hoiad enda poole peal gaasi.
me ei jaksa üles minna, siin on 10% tõusu. Filmi, eeslit teel. Vaata, et eesliga ei saa. Tella, kuidas enesetunne on? Käed higistavad. Hirmus on. Me oleme punased tule taga. Ja serpentiinid on täitsa ägedad ju. Loodetavasti tuleb siit hästi kitsas tee nüüd. No Tella, tõid meid kohale. Jaa. Kuidas tunne oli? Hirmus. Aga serpentiinid olid täitsa ägedad ju. Jaa. Tõota välja ka. Kuidas see käib siit ja. Tõi kohale, urraa! Sai sõidetud. Tõin meid siia kuhugile lossi juurde. Kohe lähme vaatame. Siin on üks eesel. Meil sai käidud selles linnas. Himars oli selle Himari. Ja nüüd me suundume Borši linna, kus me siis vist ka ööbime. Me peame hakkama majutust vaatama. Kui neid tuleb. Ja siis ma tahtsin veel seda pudelisüsteemi ka siin näidata. Himara linn on see Himara. Siin käib pork ära. See on normaalne riik. Siin mingit asja. Aga jah, näeme Borši linnas või siis varem, ma ei tea veel, äkki tuleb midagi ägedat. Ja siin autos on väga lahe see, et kui ma selle turvavöösid lahti teen, siis kuulake. See hakkab karjuma. Pane pilt taga. Igatahes siin peab turvavöö peal olema, muidu auto karjub. Nüüd jah, lahe. Meie jõudsime siia Borši linna ja meil ei ole majutust välja valitud. Seega me lihtsalt mõtlesime, et kõnnime siin ja vaatame need majutuskohad üle. Ja siis järsku tänava peal kõndis meile mingi mees vastu ja oli, et otsite majutust või? Tavai, tulge minuga kaasa, meil on teile majutus pakkuda. Ja niimoodi me saimegi endale 35 € eest siis apartmenti. Siin on meil vannituba, väga uhke. Siin on meil köök, saame siin süüa teha. Saame siin istuda. Siin saab isegi telekat vaadata. Siin on 2 voodit. Ja siin on veel üks voodi. Ja siin on veel üks voodi. See on 2 inimesele. Nii et meil saab külla ka tulla. Siit saab siis ka veel õue. Siin on rõdu. Saab ilusti vaadata õue, nautida päikeseloojangut, mis iganes. Ja siit saab jälle sisse. See on meie tädikene, kes väga muretseb meie üle ja tõi meile vett ja granaatõuna. Ja igatahes 35 € eest päris hästi saadab vist või mis sa arvad? Jaa, on ikka. Ja. No nii, nüüd lähme randa ja poodi ja linna peale. Linna peale Laiamaa. Ma ei tea, kus oled? Seal. Jaa! Vaat, natukene pilmine on, aga siin on soe. Käisime just siin kohalikus supermarketis. Saime endale plätud, mis on väga-väga kõrged. Et ei olnud plätusi kaasas. Nii et
Nad on väga kõrged. Tulime uuesti randa. Üks läks ujuma. Siin on väga ilus vesi. Hele sinine ja puhas. Ja me oleme siin varju all istume. Mis sa räägid? Meil on tohutu rannamelu. Tohutult on inimesi. Ja siuke tung. Kõik üritavad vette praegu saada. Nileruumi. Nii ilus läbipaistev vesi. Väike paat. Väike konn. Vesi on soe ja puhas. Joo, näha on. Ossa minu monstrumid. Nii, viimane klipp oli, kui me olime rannas. Nüüd on juba vahepeal pimedaks läinud. Me käisime toas, käisime pesus ja siis lihtsalt tegime nutiminutid natukene ja nüüd tulime välja, et midagi süüa osta. Või noh, jah, nii. Ilusa kribikumagnet. No nii. Ma vajan seda. Me oleme toidukaas ja meile tuli siia tere ütlema keegi. Proovime siis kohalikku jooki. Aga no Rannar tahtis ise juua ja... Millest tehtud on? Maitse. Mis haisi võib on vaja, et mul ei maitse seda. See on parim, mis siin on üldse. Ja kui siuke kange alkohol. Ja väga maitsev oli. Kuum on. Saime esimesed toidud kätte. See on siin küüslauguleib. Ja see asi on, mis see nüüd on? Gorgonzola. Kuum gorgonzola aastaselt. Okei. Nii, et saame maitsta head. Oota. Jah, sa saad kohe. Koos konsola sellega. Palun.